Tere, Ant! Kuidas su suvi möödus? Tere! Mina olin pikalt ajalt tegelikult stuudios, selle suvel ajal ma päike väga ei näinud, aga õnneks sellest tuli meie uus lugu, mis on juba 3. oktoobril tuli välja, kui sind pole ja sind ka. Ant, kuidas see lugu sündis? Algusest alati ma kirjutan oma lugusid nagu kas või laulu kirjutamine laagridest või ise kodus, aga see lugu mõte esimene chord progression tuli välja ise kodus ja siis ma hakkasin natukene inglise keeles sinna kirjutama. Aga nagu alati mul on selline jutt, et ma kirjutan üks hoopis teine teema inglise keelest ja ikka ma võtan kallis Lauri Räpi käest abi eestikeelse sõnadega ja ta kirjutas sinna jälle üks väga lahe teema. Ees ootamas on torm, südamel on külm. Kuidas sul lugude kirjutamisel on, et kas sa meloodia kirjutad algusest lõpuni ise või keegi aitab sind ka? Nagu mõlepidi on olnud siiamaani, et ka selle loo puhul, et me olime Merili Käsperi ehk MLs, tema oli ka laagris meiega, aga selle loo puhul ma tegelikult kirjutasin see refrääni 4 korda üle, et lihtsalt ei toimi, et nagu inglise keeles toimib, aga eesti keeles ei toimi ja siis sa pead uuesti leidma ja siis alati see küsimused tekitab, kas on isegi veel ilus või ei ole enam, aga minu arust tuli väga hästi välja. Ühesõnaga, Ant, sa oled perfektsionist. Jah, natukene äkki. Aga sa mainisid, et see lugu räägib eemal olekust ja igatsusest. Kui sa enda lugusid kirjutad, siis millest sa inspiratsiooni saad? Et mulle alati meeldivad lugudest. Ma kunagi nägin Charlie Puth, kes on ka üks kuulsus laulja ja laulu kirjutaja. Tema ka alustab iga loost ballaadina. Mul on ka enam sama jutt, ma klaaveriga või kitarriga alustan vaikselt kitarriga, aga siis vaatan, mis nagu meloodia tekitab ja siis see meloodia tegelikult otsustab. Ma võin isegi selle nagu või aeglasem tempos teha, aga see juba annab teada, kas see tahab olla veel kiirem lugu, kiirem meloodia või mitte. Sul on mõni laul või esitus ka, mille puhul sa tunned, et ei, see läks halvasti või et umbes, et mõtled sellele tagasi, et oleks võinud seal paremini teha või? Ja kindlasti. Kas sul tulib mõni ette ka? Ja vahepeal lihtsalt sõnad lähevad sassi, nagu sellega kõigile juhtub minu arust, et aga kui sa laivil esined, sul ei ole nagu rewind butoni, et sa ei saa tagasi võtta, siis sa mängid, kui hästi sa saad mängida kaasa sellega. Aga Ant on suurepärane laulja, nii et sellepärast ei pea muretsema, et midagi sassi läheks. Aitäh! Ant, kui sa peaksid Eesti artistidest valima ühe, kellega sa oma järgmise loo välja annaksid, siis kes oleks? See on väga raske küsimus, et mul alguses tegelikult oli liiga palju mõtteid, aga hetkel ma ise olen natukene keskendatud oma ise teha üksi. Aga ma ei ole nagu kinni selles mõttes ka, aga mulle Villem Trillem, kui mingi rap-artistidega tahaks koostööd teha, siis Villem Trillem, tema kõik branding, olek ja iseloom mulle väga meeldis. Ja Elerin Tiit, Islamsoov, ma võin sulle liiga palju. Anne Veski, Ivo Linna. Anne Veski ja Ivo Linna ja Arvo Pärt. Ant Nurmeniks, Arvo Pärt. Ant, mega vinge, suured tänud sulle. Suured tänud teile. Ja minge kõik kuulama lugu, kui sind pole. Ant, kus seda kuulata saab? Spotify's, YouTube'is, nad oleks kõige kasulikum. Igal pool. Minge tšekkima. Kindlasti kuulama.